Tere päevast kõigile! Alustame siis selle aasta esimese kodulaenu seminariga. Räägime siis esimeses osas täpsemalt kodukindlustusest. Minu nimi on Magnus Krik, ma olen eraisikute varakindlustuse tootejuht ja räägin teile natukene täna siis sellest, kuidas on mõistlik oma kodu kindlustada, mida tasub kodukindlustuse sõlmimisel jälgida, milliseid kaitseid kodukindlustus pakub ja nii edasi. Kuna materjali on üpris palju, siis on mõistlik siit järjest riburadamisi alustada. Kui me üldse enne kui me kindlustuse teemani jõuame, siis tegelikult kodu kaitsmine algab see ennetustegevusest. Ükskõik millisest kindlustusest me ka ei räägiks, siis kindlustuse eesmärk ei ole tegelikult ära hoida või tähendab kindlustuse eesmärk või kindlustus ei saa kuidagi ära hoida õnnetust. Kindlustuse eesmärk on ära hoida majandusliku olukorra halvenemise riski ootamatute sündmuste korral. Selleks, et vähendada igasuguseid riske, mis võivad õnnetust põhjustada, oleme siin slaididel alustuseks ära toonud sellised võib-olla kõige ühed sagedasemad kindlustusjuhtumeid, võib-olla, kuidas öelda, meetmed, mille võib-olla mitte jälgimine võib siis kindlustusjuhtumeid põhjustada. Kui me siit algusest peale minema hakkame, siis olen välja toonud sellised asjaolud nagu kütteseadmete hooldamine, hoolimata sellest, kas me räägime puuküttega küttekolletest või me räägime gaasikatlatest või õhksoojuspumpadest, siis tegelikult on nende kõikide seadmete hooldamine väga oluline ja tasub aeg-ajalt neid hooldada. Igasuguste andurite olemasolu ja nende korrasoleku hoolitsemise eest hoolitsemine on väga oluline, ehk siis kui me räägime näiteks suitsuandurist, siis aeg-ajalt tasub kontrollida suitsuanduri korrasolekut, tasub meeles pidada, et puuküttega, küttekolletega hoonete puhul on alati kohustuslik, et oleks ka kodus olemas vingugaasiandur. Ja alati tasub meeles pidada, et kui kodus on gaasiseadmeid, siis võiks olla ka gaasiandur, mis siis aitab tuvastada gaasileket. Samuti võiks igas kodus olemas olla tulekustuti või tulekustutustekk. Kui peaks juhtuma mingisugune äkiline tulekahju, siis oleks võimalik seda võimalikult kiiresti likvideerida. Kööki ja vannituppa on alati võimalik paigutada veelekkeandurit. Näiteks kööki on mõistlik paigutada veelekkeandur köögivalamu alla või nõudepesumasina vahetus lähedusse. Samuti on veelekkeandurit võimalik mõistlik paigaldada siis ka vannituppa pesumasina vahetus lähedusse. Kui peaks juhtuma mingisugune veeleke, siis oleks selle avastamine võimalikult kiire. Paigaldades nüüd koju suitsu või vingugaasianduri, mis edastab siis ohu korral häire automaatselt häirekeskusesse, siis maandate riski võib öelda, et omalt poolt nii palju kui vähegi võimalik andurite poole pealt vaadatuna. Mida tasub kindlasti meeles pidada on see, et lahtist tuld ei tasu jätta järelevalveta. Kui lähete kas või toast korraks ära, siis alati tasub veenduda, et küttekolle oleks siis kaitstud sellest, et sealt midagi saaks välja tulla või küünla korral oleks see siis ära puhutud piltlikult öeldes. Samuti, kui me räägime elektripaigaldistest, siis tegelikult, kui me vaatame tulekahju statistikat, siis elektripaigaldistest, sealhulgas elektrijuhtmetest saanud
nii-öelda tulekahjud, mis on saanud sealt alguse, tegelikult nende nii-öelda tendents on viimaste aastate lõikes kasvavas toonis. Et mida see näitab? See näitab tegelikult seda, et nii-öelda Eesti Vabariigis ehitatud hooned hakkavad jõudma siis teatud eluikka, kus siis nii-öelda elektrijuhtmestik ja elektripaigaldised hakkavad järsult amortiseeruma ja selle tõttu siis tegelikult saavad alguse tulekahjud. Et kindlasti tasub kodus siis hoolitseda selle eest, et elektripaigaldised ja sellega seonduvat elektrijuhtmest ja kõik see oleks renoveeritud. Nüüd, kui me edasi lähme kodukindlustuse teema peale, siis viskan õhku sellise mõtte, et kui te nüüd üritate ette kujutada seda, et kui teil kukub maha telefon versus kui teil põleb maha kodu. Et kui me nüüd mõtleme nendele kahele juhtumile, et siis mõlema juhtumi realiseerimisel, et kumma puhul on mul tegelikult nii-öelda raskem raha leida. Et ilmselgelt, kui kodu tulekahjus hävineb, siis nii-öelda piltlikult öeldes €500 000 leidmine on võrdlemisi keeruline järsku. Et sedapuhku, mis ma siin slaidil nii-öelda nagu öelda tahan, on see, et tasub valida alati kindlustuskaitse, mis mitte ei aitaks ainult väiksemate juhtumite puhul, vaid mis reaalselt kataks ära ka sellise olukorra, kui teil peaks tekkima vajadus nii-öelda, kus on vaja ehitada kõik teie kodu, taastada teie vara ja kõik sellega seonduv uuesti ülesse. Et kuidagimoodi ei väheneks teie elustandard, siis sedapuhku tasub alati mõelda kodukindlustuse sõlmimisel selle peale, et ka suure juhtumi tagajärjel toimunud kahju oleks teile kompenseeritud. Kui me räägime nüüd kodukindlustuse eesmärgist, siis mis on kodukindlustuse eesmärk? Et kodukindlustuse eesmärk on kahjueelse olukorra taastamine, kasutades selleks siis tänapäevaseid ehitusmaterjale, järgides tänapäevase ehitusnõudeid, tehnoloogiaid ja nii edasi. Et isegi kui me räägime nii-öelda hoonest, mis on täiesti hävinenud või saanud kannatada, olles 30 aasta ja enam vanune, siis tegelikult me taastame selle endiselt kasutades tänapäevaseid materjale. Kui me räägime nii-öelda kodus paiknevast varast, siis esmalt me üritame seda vara nii-öelda remontida. Kui remontimine ei ole võimalik, siis hüvitame siis samaväärse eseme taassoetamise kulud. Et see tähendab sisuliselt seda, et soetame samaväärse eseme uueväärse eseme poest. Et siin on mõningad nii-öelda erandid samuti sees, mida tasub meeles pidada, et kindlasti turul on need erinevad, aga jah, näiteks nii-öelda telefonid ja nutiseadmed, et nende puhul teatud vanuses seadmete puhul lähtutakse turuväärtusest, mitte siis uue taassoetamise väärtusest. Kui me räägime nüüd kodukindlustusest, nii-öelda, et täpsemalt, et mis on siis kodukindlustusega kindlustatud. Et laias laastus kodukindlustus jaguneb kolme rühma. Et kodukindlustusega saab siis kindlustada ära ehitise, saab kindlustada ära koduse vara ja vastutuse. Et kui me räägime kinnisvara omanikust, siis kinnisvara omaja rollis peaks kõigepealt ära kindlustama ehitise ja sinna juurde saab siis valida lisaks veel koduse vara kaitse ja vastutuse kaitse. Kui me räägime näiteks üürnikust, siis üürniku puhul nii-öelda me ei saa rääkida ehitise kaitsest, sellepärast üürnik ei oma kodu, vaid üürniku puhul siis saame rääkida koduse vara ja vastutuse kaitsest, ehk siis üürnik peab kindlustama ära oma koduse vara ja sinna juurde saab valida siis vastutuskindlustuse.
Tulles lähemalt ehitise juurde, siis ehitisega, kui me räägime ehitisest, siis ehitisena on tavaliselt kindlustatud eramu või abihoone, ridaelamuboks või siis paarismaja osa või siis korteri omand ja selle panipaik. Mis on ehitisega kindlustatud? Et sisuliselt kõik ehitise osad, sealhulgas siis seinad, katus, uksed, aknad, terrass, rõdud, siseviimistlus, sisse ehitatud mööbel, mille all on siis mõeldud näiteks köögimööblit ja sisse ehitatud garderoobikappe, püsivalt ühendatud disainielemendid, näiteks lambid, tehnosüsteem, elektrijuhtmestik, sanitaartehnika, et kõik see tegelikult kuulub ehitise hulka. Et kui te hakkate mõtlema, et mis on minu kodune vara, mis mul kodus asub, siis kindlasti ei tasu sinna hulka arvestada köögimööblit ja sanitaartehnikat ja kõike sellist. Kui me räägime kindlustussummast, siis ehitis on kindlustatud taassoetamisväärtuses. See tähendab seda, et kui midagi peaks ehitisega juhtuma, siis me alati garanteerime selle taastamise. Et kui me räägime näiteks ehitise täishävingust, siis me garanteerime selle, et me taastame selle ehitise kahjujuhtumi eelsele olukorrale. Et seal ei ole sellist asja nagu kindlustussumma valimine. Et siinkohal võtab kindlustusandja tegelikult siin teatava riski, et näiteks kui te kindlustate ära täna oma kodu, siis aasta pärast võib selle taastamine olla tegelikult näiteks 15–20% kallim ehitusmaterjalide, tööjõumaksude ja nii edasi kõige selle tõusu tõttu, et siinkohal võtab kindlustusandja endale selle riski, et hoolimata sellest, et hinnad kasvavad, siis tegelikult kindlustusandja siis taastab selle ehitise ja ei võta siinkohal selle võrra siis suuremat kindlustusmakset vahepeal. Kui me räägime kodusest varast, et kui me ennem rääkisime ehitisest, siis nüüd räägime kodusest varast, et koduse vara puhul on kindlustatud siis teile kuuluv ja teie pereliikmetele kuuluv kodus asuv vallasvara, samuti teie kasutuses olev vallasvara, samuti on kindlustatud kaasaskantav vara, olenevalt siis turul on erinevaid lähenemisi, et kes pakub kaasaskantava vara kindlustuskaitset kogu maailmas, kes pakub ainult Eestis, et meie puhul me pakume seda kohe algselt terves maailmas ja alati on kokku lepitud teatud hüvituspiir seal. Lisaks on kindlustatud koduse varaga siis eramu juurde kuuluvas abihoones asuv vara, samuti kortermaja panipaigas asuvad asjad. Ja seal on tavaliselt samamoodi rakendatud mingisugust hüvituspiiri, et seda tasub alati jälgida. Kui me räägime nüüd kindlustussummadest, et koduse vara puhul millist kindlustussummat siis valida, siin tasub alati mõelda seda, et mis on mul kodus olemas. Et meil kõigil on väga erinevad asjad kodus, alustades sellest, meil on erinevad riided, lõpetades sellega, et kellel on seal mingisugused kollektsioonid ja nii edasi, et tasub põhjalikult läbi mõelda, mis mul kodus on olemas ja sellest lähtuvalt siis valida koduse vara kindlustussumma. Et mida meie vaikimisi alati soovitame, näiteks kui minna meie kodulehele ja osta sealt kodukindlustus, siis meie kasutame siis sellist valemit nagu 400 eurot korrutada siis ehitise ruutmeetri arv. Et näiteks siis, kui me räägime 50 ruudusest korterist, siis 400 eurot korda 50 ruutu on siis 20 000 eurot. Et see on selline vaikimise soovitus, aga siinkohal tasub alati igal ühel üle mõelda,
kas sellest summast mulle piisab või äkki peaks olema see summa veelgi suurem. Kui me liigume siit edasi vastutuskindlustuse juurde, siis vastutuskindlustuse puhul me räägime olukorrast, kus ma teen kahju kellelegi kolmandale isikule. Ja kolmas isik on siis mulle esitanud kirjaliku kahjunõude, millega siis nõutakse kahju korvamist. Siin nüüd laias laastus jaguneb turul kindlustuskaitse kaheks. Et on kindlustusandjad, kes pakuvad mitte ainult, aga nii-öelda esialgu vaikimisi siis ainult kinnisvara valdaja vastutuskindlustuse kaitset ja eraldi saab juurde osta siis laiendatud eraisiku vastutuskindlustuskaitset ja on kindlustusandjad, kes pakuvad kohe automaatselt nii-öelda vaikimise laiendatud eraisiku vastutuskindlustuse kaitset. Et mis vahe siis neil kahel kindlustuskaitsel on? Et kui me räägime kinnisvara valdaja vastutuskindlustusest, siis see tähendab seda, et kui minu kodus näiteks lõhkeb veetoru ja põhjustan sellega kahju oma naabrile ja naaber esitab mulle kirjaliku kahjunõude, siis selline kahju läheb korvamisele siis kinnisvara valdaja vastutuskindlustuse alt. Kui me räägime nüüd laiendatud eraisiku vastutuskindlustusest, siis me räägime olukorrast, kus ma võin kahju põhjustada nii-öelda kodust väljaspool. Ehk siis näiteks või siis minu keegi pereliige põhjustab kahju kodust väljaspool, sest kindlustuskaitse laieneb nii-öelda vähemalt meie puhul ka pereliikmetele, kelleks on siis abikaasa, elukaaslane ja samuti teie lapsed. Et laiendatud eraisiku vastutuskindlustuse puhul siis näiteks, kui minu laps põhjustab õues rattaga liikudes kahju naabri autole, siis selline kahju võiks kuuluda eraisiku vastutuskindlustuse alt hüvitamisele. Samuti lähen talvel Eestis Kuutsemäele suusatama, sõidan kellelegi otsa, põhjustan isiku kahju, tekitan vigastusi ja isik esitab kahjunõude. Selline kahju võiks samuti minna siis eraisiku vastutuskindlustuse alt hüvitamisele. Et sellised kaks liiki on ja tasub alati tähele panna, et kumma vastu te kindlustate, sest esialgu on päris nii-öelda keeruline kindlustuskaitset valides aru saada, et kumma vastu siis kindlustusandja nii-öelda kindlustuskaitset pakub. Kui me räägime siis vastutuskindlustuse kindlustussummast, et milline see võiks olla, siis laias laastus, kui me räägime korterist, siis korteri puhul võiks arvestada seda, näiteks mitmendal korrusel ma elan. Et kui ma elan näiteks 5. korrusel, siis võiks arvestada ümaralt, et vastutuskindlustus võiks olla vähemalt 10 000 eurot korruse kohta, mis võiks tähendada seda, et me räägime 50 000-st, vähemalt 50 000 eurosest kindlustussummast 5. korrusel asuva korteri osas. Et see on selline minimaalne kindlustussumma soovitus. Kui me räägime näiteks elamust, ridaelamust või esimese korruse korterist, siis tegelikult võiks kindlustussumma olla rohkem kui 10 000, vähemalt 20 000 eurot ja seda seetõttu, et praktika näitab, et selliste suuremate nõuete korral kipub sellest 10 000 eurost tihtipeale väheks jääma. Et seetõttu on nii-öelda soov, et soovitus, et kindlustussumma võiks olla vähemalt 20 000 eurot. Tasub alati meeles pidada seda, et LHV kindlustusega on siis kindlustatud eraisiku vastutuskindlustus, mis tähendab seda, et kindlustatud on alati nii kinnisvara omamisest ja valdamisest tulenev vastutus, kui ka siis kodust väljaspool siis oleva tegevusega seotud vastutus. Ja kindlustatud on alati siis terve pere, ehk siis mina, minu abikaasa või elukaaslane ja meie lapsed nii-öelda.
kui me räägime sellest, et kes siis võiks kindlustada, et me oleme oma toote üles ehitanud selliselt, mis lähtub siis nii kinnisvara omaniku kui üürniku vajadustest lähtuvalt. Ja kui me räägime, vaatame siin seda esimest tulpa, siis kinnisvara omaniku rollis on võimalik siis kindlustada ära alaline elukoht, mittealaline elukoht või siis välja üüritud eluruum. Et alalise elukohana on siis võimalik ära kindlustada ehitis ja seal asuv kodune vara, samuti siis pereliikmete vara ja lisaks saad nii-öelda kindlustada ära ka kodulaenu maksed olukorras, kui kodu peaks näiteks hävinema selliselt, et seal ei ole võimalik elada ja seal peab nii-öelda selleks ajaks, kui tehakse siis seal remonttöid, see aeg on siis võimalik nii-öelda saada kompensatsiooni siis kodulaenu maksete osas. Samuti on võimalik valida juurde asenduselukoha üürikulu, täpselt samamoodi, kui kodu peaks nii-öelda saama sellised kahjustused, seal enam ei ole võimalik elada, siis saab siis antud kindlustuskaitse nii-öelda pakub võimalust siis minna üürikoju, saada siis kompensatsiooni nii-öelda üürikulude eest ja samuti hüvitame siis edasi-tagasi nii-öelda kolimise kulu ja üüripinna leidmise kulu. Lisaks on võimalik võtta veel kindlustuskaitse ehitustööde ajaks, ehk siis tavapärane on see, et kindlustus ei kehti ehitustööde ajal, aga seda lisakaitset on võimalik vähemalt meie puhul osta juurde. Kui me räägime mittealalisest elukohast, siis mittealalise elukoha puhul on täpselt samamoodi võimalik ära kindlustada siis mittealalises elukohas asuv kodune vara, täpselt samamoodi kodulaenu maksed ja sealjuures on samamoodi võimalik võtta veel lisakaitsena juurde siis kindlustuskaitse ehitustööde ajaks. Kui me räägime välja üüritud eluruumist, ehk siis sisuliselt me räägime üürikinnisvarast, siis üürikinnisvara puhul saab veel täiendavalt ära kindlustada üürikinnisvaraga seotud riske. Selleks on näiteks saamata jäänud üüritulu, täpselt samamoodi olukorras, kui üürile antud siis kinnisvara peaks saama kahjustusi, mille tagajärjel siis üürnik ei saa parasjagu seal sees olla ja sellest tulenevalt tuleb siis nii-öelda sissetulekutesse nii-öelda siis jääb saamata üüritulu, siis teatud kuni 6000 euro ulatuses siis on võimalik kindlustada ennast siis nii-öelda sellise riski vastu. Samuti on võimalik ära kindlustada üürnike poolt tahtlikult tekitatud kahjud. Siin all on siis mõeldud seda eelkõige, kui üürnik tekitab siis tahtlusega kahju või siis väga raske hooletuse tagajärjel mingisuguse kahju. Et kuna üürnik on kindlustusvõtjaga alati võrdsustatud, siis kindlasti ei lähe siia alla olukord, kus üürnik näiteks kogemata pillab maha tassi või midagi sellist, et sellise kahju puhul ei ole antud kaitset vaja. Et selline kahju läheb nii või teisiti korvamisele, küll aga näiteks kui on siis tassi maha pillamise tagajärjel põrandale tekkinud kahju, küll aga siis üürniku poolt tahtlikult tekitatud kahju puhul me räägime jah sellisest raskest hooletusest või siis tahtlusest. Ja sinna juurde on alati kõigi nende nii-öelda hoolimata, mis kasutusalaga ehitis on alati juurde võimalik valida siis eraisiku vastutuskindlustust. Eraisiku vastutuskindlustus kehtib vaikimisi alati kogu Eestis meie puhul. Küll aga on sinna juurde võimalik valida siis laiendus välismaale ja lisaks saab laiendada siis vastutuskindlustust ka lemmiklooma poolt kolmandatele isikutele põhjustatud kahjude korral.
kui me vaatame nüüd teist tulpa, kus me räägime üürnikust, siis üürikodu puhul saab üürnik kindlustada ära oma üürikodus asuva vara, sealhulgas tema pereliikmete vara ja lisaks saab üürnik ära kindlustada nii-öelda asenduselukoha siis üürimisest tekkivad lisakulud. Ehk siis mida see tähendab? See tähendab siis seda, et kui samamoodi üürikodus peaks juhtuma midagi sellist, mille tagajärjel enam ei saa elada ja ei saa seal üürikodus elada, siis on vaja valida uus üüripind endale ja näiteks kui üürilepingus või varasem üüri nii-öelda pind maksis üürnikule seal 500 eurot, aga nüüd üüripinna vahetusega siis peaks üüri eest välja käima 600 eurot, siis tegelikult selline vahe võiks minna korvamisele, sest see on nii-öelda siis äkilise juhtumi tagajärjel nii-öelda ehk siis kahju tagajärjel tekkinud lisakulu mingil määral. Samuti saab üürnik alati võtta juurde eraisiku tsiviilvastutuskindlustuse, kus siis samamoodi nii-öelda on kindlustatud nii üürniku kui ka seal nii-öelda elavate pereliikmete poolt kolmandale isikule tekitatud kahjud, täpselt samamoodi on see vastutuskindlustus laiendatud ka kodust väljapoole ehk siis ka laiemalt. Ja üürnik saab veel eraldi juurde valida üürniku vastutuskindlustuse ehk siis olukorras, kui nii-öelda üürnik peaks ära lõhkuma üürileandja vara ja üürileandja esitab selle tõttu siis üürnikule kahju põhjustamisest arve, siis selline kahju võiks minna korvamisele siis üürniku vastutuskindlustuse alt. Kui me räägime natukene laiemalt turust ka ja sellest, kuidas siis kogu nii-öelda turul kõikide pakkujate seast siis valida seda nii-öelda õiget kindlustuskaitset, mis võiks olla siis mulle kui kindlustusvõtjale kõige sobilikum, siis tegelikult võib olla see üsna keeruline. Et kui me vaatame seda, et Eesti kindlustusturul on 9 kindlustusseltsi, kes kõik pakuvad kodukindlustust samamoodi. Lisaks seltsidele pakuvad nii-öelda müüvad siis kindlustust ka maaklerid ja agendid ja tavaliselt on kindlustusseltsidel mitmeid erinevaid kodukindlustuse pakette. Kõik paketid pakuvad, kõikide pakettidega on siis hinnad erinevad ja kindlustuskaitsed erinevad, ehk kui me vaatame kõike seda nii-öelda kõike seda kompotti kokku, siis päris keeruline võib olla valida endale just seda sobivat. Seetõttu tasub kodukindlustamisel alati meeles pidada, et kindlustada tasub alati vastavalt siis oma riskitundlikkusele ja koduvajadusele, et mida siin all on mõeldud, on siis see, et alati tasub läbi mõelda just see, mille vastu ma tegelikult kindlustuskaitset otsin, missugune on minu kodu, missugused on seal nii-öelda siis, missugused ohud võivad seal nii-öelda olla ja sellest tulenevalt on nii-öelda mõistlik siis kõigepealt enda jaoks läbi mõelda nii-öelda kindlustusvajadus. See kindlasti annab nii-öelda siis aitab nii-öelda aitab siis valida õiget kindlustuskaitset. Tasub meeles pidada, et soodsama kindlustusmaksega ei saa alati kõige laiemat kindlustuskaitset, ehk siis valides alati kõige soodsama kindlustusmaksega lepingu, siis tasub meeles pidada, et seal ei pruugi olla samaväärseid kaitseid, mida pakuvad kindlustusandjad või mingi teistsuguses paketis pakutava siis kindlustusega.
et tasub alati meeles pidada. Samuti ei tasu karta oma vastutust, et tavaline oma vastutus on reeglina kodukindlustuses 200 €. Mõistlik on teinekord tõsta see oma vastutus näiteks 300–400 € peale, sellepärast et kui me vaatame keskmist kahjusagedust, siis keskmine kahjusagedus on kusagil 10%, mis tegelikult tähendab seda, et keskmisel eestlasel juhtub siis kindlustusjuhtum iga 10 aasta tagant. Et kui me nüüd mõtleme seda, et kui iga 10 aasta tagant juhtub keskmiselt kindlustusjuhtum ja me saame iga aasta nii-öelda maksta siis näiteks 50 € vähem kindlustusmakset selle võrra, et meie näiteks oma vastutus on 100 € võrra kallim, siis tegelikult tuleb kokkuvõttes see palju soodsam. Et sellisel juhul soovitan, et ei tasu karta nii-öelda tõsta natukene omavastutuse piiri lepingutel. Kindlasti tasub alati juurde valida vastutuskindlustuse kaitse ja alati tasub lugeda kindlustustingimusi ja julgelt küsida nõu, kui mingisugune asi ei ole arusaadav või kui tekib näiteks soov kindlustada midagi, mis esialgu on välistatud. Et alati tasub küsida nii-öelda isegi kui te näete tingimustes, et on sees mingisugune välistus, siis ka meie puhul oleme teinud mitmedel kordadel nii-öelda erisusi, kus pakume näiteks suuremas ulatuses kindlustuskaitset teatud kodusa vara puhul ja nii edasi. Kui me räägime nüüd täpsemalt LHV kodukindlustusest, et miks võiks valida LHV kodukindlustust, siis räägiks esmalt pakettidest. Et meil on siis 3 kodukindlustuse paketti, superkodu, megakodu ja roheline kodu. Ja kõikide pakettidega on ära kindlustatud siis tulekahju ja plahvatus, veeavari, torm ja sademed, üleujutus, vandalism ja vargus ja kõiksugu muud koguriski alla nii-öelda siis kuuluvad õnnetusjuhtumid, sealhulgas siis näiteks igasugune eseme purunemine, eseme kahjustumine ja nii edasi. Samuti on kindlustatud ehitusvea tõttu äkiliselt kvaliteetsele asjale tekkinud kahju, mida tavapäraselt nii-öelda madalamates pakettides ei pakuta, küll aga meil on see hetkel kindlustatud. Nüüd, mis on kindlustatud mega- ja rohelise koduga, siis seal on kindlustatud veel lisaks sademevee pääsemine hoonesse läbi katuse või fassaadi, lisaks jää ja lume kuhjumine katusele ja selle tagajärjel tekkinud kahju ja samuti kodumasinate ja tehnosüsteemide rike. Et kodumasinate puhul siis kuni 5 aasta vanused kodumasinad ja kuni 7 aasta vanused tehnosüsteemid, et nende rikke korral on siis kindlustus täitsa olemas. Rohelise kodu puhul, ehk siis rohelist kodu me pakume nii-öelda A energiaklassi ja hoonetele, propageerides siis nii-öelda rohelist mõtteviisi. Seal me siis pakume täiendava boonusena veel juurde päikesepaneelidele siis kindlustuskaitset ilma oma vastutuseta. Olgu öeldud, et päikesepaneelid on kindlustatud ka kõikides teistes pakettides, aga lihtsalt rohelise kodu puhul on ilma oma vastutuseta. Ja lisaks pakume veel juurde elektriauto laadija rikke korral kindlustuskaitset. Ja kui me räägime lisakaitsetest, mida saab juurde valida absoluutselt kõikidele pakettidele, siis nii-öelda nagu ka varasemalt mainitud, saab juurde osta laenumaksekindlustust, kindlustust ehitustööde ajaks, asendes elukoha üürikulu kindlustust, üüritulu kaotuse kindlustust ja üürniku poolt põhjustatud kahjudele kindlustust. Ehk siis 2 viimast kindlustuskaitset on puhtalt
üürikinnisvarale mõeldud. Mis on siis kindlustatud eramuga, ridaelamuga ja paarismajaga? Et selliste ehitiste puhul on siis kindlustatud kuni 15 000 euro ulatuses teie omandis olevad ja samal kinnistul paiknevad siis maapinnaga ühendatud rajatised ja kinnistul hoone juurde kuuluvad kommunikatsioonisüsteemid, näiteks aed, varjualune, mänguväljak, maaküttekollektor, torustik, elektrikaabel ja nii edasi. Lisaks on kindlustatud siis suletud netopinnaga kuni 20 ruutmeetrised väikehooned, siis mitte köetavad väikehooned. Eks tähendab seda, et igasugune hoone, mida köetakse, see tuleks poliisile eraldi märkida. Lisaks on alati kindlustatud eramu kütmiseks vajalik kütteaine kuni eramu 1 aasta jooksul kütmiseks vajalikus koguses. Lisaks on kindlustatud päikesepaneelid ja haljastus. Et haljastuse puhul me räägime siis olukorrast, kui peaks juhtuma mingisuguse kindlustusjuhtumi tagajärjel, kus ehitis saab vigastada ja sellega üheskoos saavad vigastada ka näiteks hoone kõrvel olevad puud, põõsad ja nii edasi, siis ka kõik sellised asjad lähevad hüvitamisele. Kui me räägime korterist, siis korteriga on lisaks siseviimistlusele alati kindlustatud hoonega korteri mõtteline osa. Mida see siis tähendab? See tähendab siis seda, et lisaks siseviimistlusele hüvitatakse ka kahju, mis tekib seina taha. Saan tuua täitsa praktilise näite, kus kortermajas juhtus äravoolu püstakutorus leke, mille likvideerimiseks tuli minna ühte korterisse, sein maha lõhkuda, vahetada toru ja pärast see kõik taastada. Et konkreetse juhtumi puhul ühistu oli valmis korvama ainult toru vahetamisega seotud kulud ja viitas sellele, et kõik ülejäänud kulud peaks kandma siis korteri omanik. Kui korteri omanik siis kindlustuse poole pöördus, siis sai teatavaks, et kindlustuskaitse alla on ainult siseviimistlus ja kindlustamisel kuuluks siis piltlikult öeldes ainult seina siseviimistlemine, pahteldamine ja värvimine. Et kõik, mis kuulub siis, oleks läinud siis seina taastamiseks, kõik materjalid, et need ei olnud kindlustuskaitse all. Et seda tasub alati jälgida korteri kindlustamisel, et lisaks siseviimistlusele oleks kindlustatud ka mõtteline osa. Ja meie LHV-s pakume alati kindlustuskaitset lisaks siseviimistlusele ka siis korteri mõttelisele osale. Lisaks korteriga on alati kindlustatud siis korteri juurde kuuluv kuni 20 ruudune panipaik kuni 15 000 euro ulatuses ja seal panipaigas asub vara. Panipaigas asub vara on siis kindlustatud kuni 10% ulatuses koduse vara kindlustussummast, mis sisuliselt tähendab näiteks seda, et kui kodune vara on valitud 50 000 euro ulatuses, siis saab kindel olla, et panipaigas asub vara on kindlustatud kuni 5000 euro ulatuses summas. Mida tasub meeles pidada, et mis on lisaks kodusele varale veel kindlustatud? Lisaks kodusele varale on veel kindlustatud siis kaasaskantav vara terves maailmas. Lisaks on kindlustatud rahasumma pangakontol kuni 1000 euro ulatuses. Siin on siis mõeldud olukorda, kus siis kaotatud, varastatud või röövitud pangakaardiga tehakse kuni 24 tunni jooksul pärast siis toimunud sündmustehinguid. Et kõik need on siis 1000 euro ulatuses kindlustuskaitse all. Dokumendi varguse või kaotuse korral hüvitame alati uue dokumentidega seotud riigilõivu kulu ja teeme seda ilma omavastutuseta. Lisaks on meil selline
selline huvitav pakkumine veel kõikide kindlustuspakettide juures, et kui kodumasina või elektroonikaseadme remondi või tarnimise aja, tähendab, kui kodumasin või elektroonikaseadmega peaks juhtuma mingisugune kindlustusjuhtum, siis ja parasjagu ei ole näiteks laos saadaval konkreetset näiteks külmkappi, millega juhtub kahju, siis on võimalik saada meie vahendusel asendusseade. See tähendab siis seda, et kui külmkapp näiteks läheb rikki ja uue külmkapi tarnimisega läheb aega, siis me toome nii-öelda kliendile koju asenduskülmkapi ja hiljem, kui uus külmkapp on saabunud, siis viime uue nii-öelda selle õige külmkapi, võtame asendusseadme tagasi ja kõike seda siis täiesti tasuta. Et see on selline nii-öelda meie pakkumine, mida tegelikult turul minu teada mitte keegi kaasa ei paku. Alati tasub meeles pidada, et LHV kodukindlustusega valides vastutuskindlustuse on kindlustatud siis eraisiku vastutuskindlustus ja see kehtib nii-öelda ka kõikidele teile kuuluvate kinnisvaradega seotud vastutuse puhul. Ehk siis tähendab seda, et kui te kindlustate ära näiteks oma kodu, valite seal kinnisvara või valite seal vastutuskindlustuse näiteks kindlustussummas 50 000 eurot ja teil on juhtumisi ka teine kinnisvara, näiteks maakodu, siis te saate olla kindel, et ka nii-öelda selle maakodu kinnisvara omamise ja valdamisega seotud vastutus on teil alati kindlustatud. Sama kehtib ükskõik millise kinnisvara puhul, on see siis korter või maja või mis iganes. Küll aga tasub siis meeles pidada, et see kinnisvaraga seotud vastutus ei laiene siis kinnisvarale, mis asub välismaal. Et Eesti piires on see vastutus kõikide kinnisvarade peale olemas. Kui me varasemalt rääkisime, et keskmine selline kahju tõenäosus on 10%, siis sisuliselt me võime rääkida, et küsimus ei ole, et kas kahju juhtub, vaid küsimus on, et millal see kahju juhtub. Tasub alati meeles pidada siis seda, et kodukindlustuse puhul on tegemist vabatahtliku kindlustusliigiga. Kui kodu on näiteks ostetud laenuga, siis reeglina nõuab selle kindlustamist laenuandja. Kui kodu on näiteks ostetud mingi teise kinnisvara tagatisel, siis reeglina nõuab laenuandjaga ka tagatisvara kindlustamist. Küll aga kindlustada ei tasu sellepärast, et keegi seda nõuab, vaid kindlustada tasub alati eesmärgiga, et õnnetuse tagajärjel oleks kindlustuskaitsest võimalikult palju abi. Et sellisel juhul on alati soovitus, et kindlusta oma kodu isegi siis, kui see ei ole ostetud laenuga. Et isegi kui keegi teilt seda kindlustust otseselt ei nõua, siis sellegipoolest kindlustamine on kindlasti vajalik. Ja kunagi ei tasu unustada siis lisaks ehitisele kindlustada sealjuures ka kodune vara ja vastutus. Et isegi siis, kui oled üürnik, tasub alati mõelda oma vara kindlustamisele üürikodus ja samuti tasub sinna juurde valida siis vastutuskindlustus. Et siinkohal mainiks ära ka sellise asja, et kuna tegemist on siis kodulaenu seminaride seeriaga, siis pakume kõigile kuulajatele kodulaenu lepingu sõlmimisel 0 eurot lepingutasu kuni märtsi lõpuni, selle aasta märtsi lõpuni siis. Sellisel juhul tuleks taotlusel märkida salasõna VIP.
minu poolt oleks tänaseks kõik. Aitäh kõikidele kuulajatele ja kena päeva!